No nii. Tere tulemast, Karin. Tere! Ma hetk tagasi just jõudsin öelda Karinile, et oota, Karin, oota, ärme räägi veel millestki, mis on päriselt oluline, sest et kui me nagu lobisema hakkame, siis ma tean küll, kuidas see läheb, et kui me ei pane salvestama, siis me räägime kõik head asjad ära, enne kui me salvestama hakkame. Nii et lükkame salvestuse käima ja siis saame rääkida kõigest heast. Aga jätame selle koha meelde, mis meil hetk tagasi siin õhus oli, korjame selle nagu natukese aja pärast ülesse. Aga kõigepealt ma tahan öelda sulle täiega tere, Karin, ja täiega aitäh, et sa siin oled. Ja nii põnev, et sa kutsusid, kuidagi on niisugune loomulik asjade käik, ma saan aru minu reaalsusest, et see on jumala äge klikk. Ja see on nagu mingi sageduslik nagu kokkukõlamine, on ju. Aga selleks, et seda sissejuhatust siia juurde nagu teha, siis ma lihtsalt ütlen, et see Zoom siin on meie kahekesi praegu ja me räägime ja lobiseme teemale, et Karin on olnud üks nendest naistest, kes on käinud koos minu ja Kristeliga palil, retriidil, mis oli aasta, mis 2018? 19? Jah, 19. Ja siis, kui ma vaatan nagu neid naisi, kes meiega on oma hüppeid teinud ja neid on jumalast, neid on nii palju, kes on nagu totaalselt mingi ägeda transformatsiooni läbi korraldanud enda, nagu mitte läbi korraldanud, läbi teinud ja transformatsiooni korraldanud peale seda, mis iganes nende elus nagu enesearengus on juhtunud. Ja siis Karin on kindlasti üks naistest, keda ma mäletan nagu sellest ajast, et see Karin, kes on praegu Karin ja see Karin, kes ta oli siis, need on lihtsalt nagu kaks täiesti erinevat, ma isegi ei saa öelda, et inimest, sest ma ei ole kindel, kas Karini kohta inimene on praegu õige mõiste, aga me saame seda kohe hetke pärast teada. Aga nagu vaadates seda muutust ja meil on praegu sellest möödas, nagu kui me salvestame, siis meil on 2025 ehk siis nagu 6 aastat. Et nagu see on nagu nii võimas periood olnud tegelikult nagu täiesti uueks kasvada, on ju. Ja minu tänane soov Kariniga koos on siin põhimõtteliselt, me laseme vabavestluse käima ja me räägime elust, me räägime sellest kogemusest retriidil, me räägime sellest valimisest, me valime või sellest muutusest, mis see lõi, mis iganes teemad meil veel üles tulevad. Me paneme lihtsalt endale mingisuguse ajapiiri, et me nagu proovime mingi tunnikesega hakkama saada, aga vaatame, kuidas meil läheb. Ja siis selle eesmärk on põhimõtteliselt siis paar asja korraga. Esiteks, mind lihtsalt nii hullult huvitab, Karin, kus sa praegu oled. Seepärast, et ma näen sind vilkumas ja mul on niimoodi, ma tahan teada, naine, kuidas nagu, mis seal taga toimub ja kuhu sa praeguseks jõudnud oled. Teiseks, see on selleks, et kui sina oled selles positsioonis, et ma ei tea, mis iganes hetkel see video sinuni jõuab. Võib-olla sa vaatad seda nagu 4 aastat hiljem, kui me selle salvestanud oleme. Aga see tähendab seda, et kuskil on Marlen tegemas midagi, tõenäoliselt koos Kristeliga, mis sisaldab mingit kogemust, mille nimeks võib panna retriit, aga siis põhimõtteliselt see võib olla nagu mingi nädal, 10 päeva, kes teab, võib-olla me teeme pärast mingeid 2 nädalasi või hoopis mis iganes formaate, aga see on mingisugune konteiner muutusteks, kus sees on võimalik transformeeruda ja sa tõenäoliselt vaatad seda videot sellepärast, et sa oled nagu küsimärgi all, et mida nad seal teevad ja kas see on mulle ja kuidas ma tean, et nagu, kas ma peaksin seda valima ja siis see on lihtsalt üks nendest nagu sissepiilumise viisidest, et aru saada, nagu, et sa saaksid tunnetada, kas see on sulle või see ei ole sulle. Ja mõlemal puhul vahet ei ole, kas sa valid seda kogemust, mis iganes sul praegu valikus on meiega koos. Kas sa valid, ei vali, siis tere tulemast ja naudi seda vestlust nii ehk naa. Ja siis hakkab pihta. Mul on lihtsalt nagu mingi, täna see energia lihtsalt nagu mingi, oh my god, aga ma ei püsi purgis ka paigal nagu lihtsalt täiesti nagu vah. Nii, ma nüüd hingan. Ja sa meenutad mulle kedagi, ma ei mäleta, kes kuskilt mingisugusest filmist kuskilt mäleta. Tohutu energia. Ja tegelikult nagu praegusest on täiega öelda, et nagu, et olles olnud nagu nii mitu aastat nagu selles transformatsiooniprotsessis ja uuenemises, siis appi, kuidas ma kaifin seda, kui mul on selgus ja kuidas ma kaifin seda, kui mul on jõudu ja kuidas ma kaifin seda, kui ma kuulen oma juhatust ja kuidas ma kaifin seda, kui ma olen ülevoolav nagu oma rõõmus versus minu eelmises elus enne transformatsiooni olin ma nagu selles energias ülekoormatud ja ma ei jaksanud tegelikult seda intensiivsust kanda ja ma ei jaksanud seda maandada.
et selles mõttes praegu ma naudin seda nagu mingi täiesti teise koha pealt. Ei. No. Nii, aga millest me alustame? Me hakkame pihta sellest, et tere, Karin ja kes sina oled? Sellepärast, et nagu ma arvan, et nagu see on nagu nii eepiliselt hea koht, kus alustada, seepärast, et ma arvan, et siin saab olema täiega palju neid, kes ei ole sind kunagi näinud ja ja siin on siis nagu see, et ma küsiks täiega selle koha pealt, et Karin Kai, kes sa oled täna ja kellena sa näed iseennast täna ja kellena sa kirjeldad ennast ja ma ei saa öelda, et sa defineerid, aga eks sa ise ütled. Ja siis teine, kes sa olid siis, kui me kohtusime retriidil Balil 2019, et siis vaadata mõlemat sind ja võib-olla ka mingil kujul natuke näppu peale panna, et mis on see muutus, mida sa läbi oled teinud. Ja hakkame jupikaupa minema. Vali siis ise, millisest nendest 3 küsimuse nurgast sa nagu pihta tahad hakata. Sest kui me selle kõik 3 küsimust nagu ära kaetud saame täna tunni aega, siis me oleme juba väga kaugele jõudnud. No jaa. No tere. See on hullult hea küsimus, kes ma olen täna. Sellepärast, et ma tahaks öelda, et ma olen kõik. Ma lihtsalt tunnen. Ma olen täiega nõustuga. Ma kirjutan sellele lihtsalt 100 alla. Jaa. Mida sa sinu jaoks tähendab? Seda ei saa sõnadesse panna. Ma lihtsalt, kust ma alustan? Ma olen võib-olla selle algusest, kui ma alustasin selle, et vanad viisi enam ei saa, et ma lõpetan enda tervendamise ära. See oli kusjuures 8. jaanuar, et põhimõtteliselt ongi 10 kuud tagasi ja siis hakkas muutuma väga kiiresti. Et kui ma pidasin ennast nõia tervendada, no okei, nõia energiamus on ikka, seda ma olen ikka, aga nüüd ma tunnen, et ma olen nagu midagi nii rohkemat. See avardumine ja see maailm, mis nagu mulle on sisse laotatud, öeldud, ette laotatud, see lihtsalt on nii suur. Et jaa, ma olen kõik. Ma ei suuda seda rohkem sõnadesse panna ja ma tunnen, et seda isegi ei ole vaja, sest inimene, kes loeb energiat, ta saab sellest aru, sest see on nagu kõik piirideta. Ja kui ma vaatan sinna sellesse aega tagasi, kui ma otsustasin tulla sellele retriidile Balil, siis ma justkui ei olnud mitte keegi. Ma olin hästi katki, mul oli lõppenud 20 aastat kestnud suhe. Ma tundsin, et kõik mu ümber lagunes. Ma mäletan, ma jagasin sulle seal seda, et põhimõtteliselt mul ei olnud kodu enam, mul kohe lõppes töö ära, mu tervis oli pekkis, mul ei olnud nagu sissetulekut ja mis iganes. Need olid nii sellised nagu õrna niidiga veel minu küljes kinni, et ma teadsin, et kohe kukuvad kõik minu ümbert ära. Ja siis ma tulingi sinna Balile, et ma muudan oma elu ära ja see oli nagu nii julmalt kindel otsus. Et ma ei osanud arvatagi, et sellised asjad seal juhtuma hakkavad. Mul jooksevad praegu sellised külma-kuumalained. Ma arvan, et keegi ei osanud oodata, mis seal juhtuma hakkab, seepärast, et nagu seal oli nii sügavad transformatsiooniprotsessi. Ja kui ma lubasin selle transformatsiooni lõpuks liikuma või selle energia, siis see protsess, ma isegi ajataju ei mäleta, kui ma mäletan seda, et kui ma sellest nagu teise poolt välja tulin, siis ma ei suutnud kõndida. Ma vist sellest kirjalikult, vaata, kui ma kirjutasin sulle, siis seal ka, et ma pidin nagu uuesti kõndima õppima või kõndima hakkama. Ja siis mu toanaaber aitas mind sealt nendest treppidest üles, siis lihtsalt ma ei suutnud kõndida. Ja, sest et see on see koht, kui su keha teeb täieliku reseti, siis sa nagu saabud siia planeedile justkui nagu uuesti. Ja üks teine asi veel, mis nagu sinuga koos oli see üks-ühele sess seal ja sa lihtsalt ütled mulle, et kuule naine, sa ju näed ja siis on nagu kardin läheb eest ära. See oli nagu ka sihuke shift, et täiesti uskumatu. Tol hetkel oli, nüüd ma saan aru, et jumala äge kogemus on ju ja nii pidigi minema. Ma väga mäletan seda kohta nagu,
ma ei mäleta ju meie kõikidest meie retriitidest ja kõikidest meie nagu toimub, mul on olnud nagu neid transformatsiooniruume inimestega lihtsalt nii palju läbi selle viimase, oh my god, peaaegu 20 aasta, et aga ma mäletan seda, kuidas me olime Balil ja me olime parasjagu minu meelest ühes oma nendes välisruumides, kus meil oli katus pea peal, et me päeval ei saaks päiksega kõrvetatud. See roheline pali külluslik, mis inglise keeles on, oota, džungel oli ümber, seal kõrval oli see bassein ja ma mäletan, et meil oli mingi teema, midagi me keevitasime energeetikatega. Nagu see ruum oli mingi üli nagu intensiivne, kui sinul hakkas järjest nagu üles tulema su eelmiseid elusid ja nagu need failid läksid, oh my god, mul lihtsalt keha nii reageerib. See failid läksid lihtsalt järjest lahti ja läksid lahti ja läksid lahti ja läksid lahti. Ja ma mäletan, et ma hoian nagu ruumi, ma hoian nagu teisi, kes seal ruumis on, ma hoian sind ja mingi hetk ma saan aru, et ma ei saa teisi nagu enam absoluutselt nagu jälgida. Nagu täiega lihtsalt, et okei, ma tean, ma ei ole siin üksinda, et Kristel on ka ja et nagu kõik protsessid on alati õiged, nagu kõik avardumise protsessid, et kui midagi juhtub, see tähendab seda, et ruum veab selle välja. See tähendab, et sina vead selle välja, see tähendab, et mina vean selle välja. Ja nagu mul on niimoodi, et okei, mis iganes mina siin praegu tegema pean, aga ma lähen mööda oma juhatust. Ja siis üks hetk, kui mul on nagu see koht, et ma vaatan nagu, mida mina näen, siis ma vaatan, mida sina näed. Ja siis ma näen, et ma näen läbi sinu nagu lihtsalt nagu umbes 10 korda rohkem nagu. Mingi vaatan ise, siis vaatan läbi sinu. Ja siis mul nagu, issand, et Karin, et nagu, aga sa näed ju nagu, sa näed nagu, esiteks mitte lihtsalt, et sa näed, aga nagu sa ju näed nii palju selgemini, sa näed nii palju rohkem kui mina, et nagu meil kõigil on omad mingid anded ja nagu see mingi spetsiifika, et ja ma saan aru, ma ka näen, aga nagu kui ma vaatasin sinu nägemist ja enda nägemist, mul oli niimoodi, et kuule, need on erinevad skaalad, et nagu ma võin olla siin see ukse avaja, sest et see on minu nagu, see võib olla see üks nendest minu kingitustest, et millega mina olen siia planeedile tulnud, et ma näen teistes, mis on see nende järgmise taseme nagu võti ja mis see portaal on, ma oskan luua neid transformatsiooniruume, et inimene jõuab iseendasse. Aga nagu siis ma vaatan siin, siis mul on niimoodi, et no siit edasi nagu mul pole nüüd küll vaja nagu enam nagu öelda, mis nähtamatus toimub, sellepärast et meil on nüüd Karin Kei, kes nagu Kai nagu, kes ütleb nagu sellel hetkel ise, mida ta näeb ja see info, mis sealt läbi jooksis, oli nii detailne ja nagu nii nagu ma mäletan, et see tuli isegi nagu kas nagu täpsete kirjeldustega ja mingite koos aastaarvudega või nagu mis iganes sealt nagu läbi kolises, aga nagu ma mäletan nagu seda energiat, mul oli niimoodi, et okei, minu töö on tehtud. Nagu mina keerasin ukse lahti ja no see ei ole see, et ma jätan su sellel hetkel sinna üksinda, sest ma saan ju aru, mis see nagu sinu inimolemuse jaoks tähendab, kui sa niimoodi transformeerud, aga hoian siit edasi. Aga siis ma saan aru nagu, et okei, no nagu ma jälgin ja ma hoian ja ma olen olemas, aga et siit alates on nagu mingid teised jõud mängus, mis ei sekku enam absoluutselt sellesse, mida minu inimene sellest asjast arvab või mida sinu inimene sellest asjast arvab, sest et need otsused on juba ette tehtud ja see portaal lihtsalt nagu on kohal, mis tähendab seda, et siit alates kõik saab olema teistmoodi. Ja see hetk on mul nii meeles. Wow. Ma sõitsin praegu täiega sellesse hetke sisse, ma tunnen, kuidas mu keha hakkas vibreerima niimoodi, et ma kogesin nagu praegu seda. Ma räägin, et ülikuum nagu. Jaa, ei, see oli nagu uskumatu, aga ma saan aru, miks see tõmme juba pool aastat enne seda näitas mulle, sest et see pidigi nii olema. Sest et sel hetkel, kui ma ju otsustasin ära, et ma tulen sinna Balile, mul oli 300 eurot arvel ja minu kuupalk oli, ma ei tea, 500 eurot vist või. Ja mis see reis ja kõik see maksma läks ja see raha lõi lõpuks niimoodi ilusti ära. Ja kõik muu, et ma tean lihtsalt täna seda, et kui ma ütlen jah millelegi, siis see raha tuleb ise. No siis ma ei teadnud seda, siis ma nagu paaniliselt hakkasin looma, aga ma hakkasin hästi palju looma energiamaailmas, mitte seda, et füüsiliselt hakkan nüüd tööd rabama, vaid ma kasutasin kõiki neid nippe, mida ma olin kunagi seal plussis kuulnud, on ju, või suures turbiinis, ma ei mäleta, suures turbiinis vist oli. Ma ei mäleta, mis iganes. Igal juhul ma hakkasin kõike neid proovima ja tegema ja igal juhul ma sealt teiselt poolt välja tulin. Nii palju, kui see rahaliselt. Ja kui ma mõtlen selle peale tagasi, siis minu meelest sinu nagu selle Bali valimine oli mingi selline protsess, kus
kui sa nagu ütlesid, et sa tunned, et sa pead seal olema ja et sa tahad tulla ja ma teadsin su tausta olukorda, siis mingi osa minust tegi nii, et jah, okei. Ja mis oli minus hästi-hästi tugev sellel hetkel oli see, et me ei teinud ju tollel hetkel mitte mingeid, me ei teinud mingeid võimalusi inimestel valida neid asju nagu a la laenude pealt või maksa nagu, ma ei tea, 12 kuud seda pärast järgi. Mul on nagu, et ei, et nagu ma ei taha tekitada sulle transformatsiooniportaali, millele jääb järel maik suhu, et sa oled mingisuguses kohustuses. Et nagu, kui see on sinu jaoks õige asi, siis see peab joonduma ja ma hoian oma standardid selles, et nagu sinna jõuavad need inimesed, kes joonduvad sellega. Ja siis, kuidas ma nagu vaatan seda, et see on nii ilus koht, kui me inimestena üks hetk hakkame nagu nägema, et me ei ole eraldatuses ülejäänud keskkonnast ja et see ei ole mingi selline, et mina inimesena pean nüüd hakkama midagi hullult tegema, et mul see raha ilmuks, vaid nagu lihtsalt, kui mina, lähme nüüd siia, kus ma praegu ise olen ja siis see vaatab peegelda vastu mulle, kui mina olen kõik, siis mina olen ka raha. Ja kui mina olen ka raha, siis olen mina ka pali. Ja kui mina olen pali, siis mina olen ka see retriit. Ja kui minu keha tunneb ära selle, et see on minu tee peal õige järgmine samm, siis ma olen see valik ja ma olen see joondumine. Ja kui ma selle järgi nagu elan sisemiselt, et ma lihtsalt tunnen ära selle kutse, ahah, see kutsub, ma joondun, siis lihtsalt selle peale väli korrastub ümber, et nagu kõik, mis me peame tegema, on lihtsalt kutse ära tundma, ära deklareerima ja nagu rohkem mitte üle mõtlema. Ja kui sa suudad sellel hetkel pea puhtaks teha, et sul tekib ümber nagu usalduse ruum selle asemel, et paanikas olla, siis ongi täpselt see koht, et sa järgmine hetk teab, mis sa tegema pead. Ja ma ei ütle selle peale, et see ei võiks siis laenuna inimeste ellu ilmuda, aga nagu kuidas iganes see siis ilmub, see ilmub niimoodi, et sul tekib impulss, kuule, ma peaksin sellele inimesele kirjutama ja ütlema talle seda. Või et ma peaksin vist selle projekti tegema nagu algatuse või kuule, mul on ju seal hoopis sellised võimalused veel. Ja see on lihtsalt nii müstika, et kui inimesed läbi aegade, ma olen ju näinud nagu, ma ei tea, 100 000 kordi seda, kui nad midagi ära valivad, kuidas nad järgmine hetk avastavad nagu mingi lambi asju, nagu mingi, ma tegin sahtli lahti ja mul oli seal 5000 eurot, mille ma olin ära unustanud. Nagu, või et mulle nagu praegu just kirjutati, et ma sain ühe projekti, mida ma nagu arvasin, et ma ei saa ja siis sealt tuleb põmm-põmm raha nagu. Või siis nagu mingi, kuule, ma ütlesin oma kaaslasele, et ma tahan minna, siis ta lihtsalt ütles, et okei, aga buki ma maksan kinni. Et nagu elul ei ole nagu seal mingit hinnangut sellele, et kuidas nagu see asi sinuni peab jõudma. Ei ole nagu see, et ainus viis, kuidas see raha sulle tulla saab, on see, et sa pead ise tööd tegema. Nagu, see on nagu mingi, see on nagu nii piiratud, see on nagu mingi 1% nagu, kus 99 jääb kasutamata. Et nagu sa ise ka kirjeldad nagu nii ilusasti seda, et sa lihtsalt valisid ja sa hakkasid energiamaailmas seda looma. No ilmselt täna ma loon juba teistmoodi, sest et mul endal on just kuskil 3 nädala tagune retriidi kogemus, mille maksumus oli ikkagi kordades suurem. Ja ma täiega tahan neid numbreid teada. Mis numbreid sa tahad? Kas oli retriit, kus sa osalesid või? Jaa, ma osalesin. Sa osalesid? Nii. Ja. Mis selle eelarve oli? Retriit maksis pea 7000 eurot. Ja Eestis, välismaal? Eestis. Eestis. Ja ma lihtsalt ütlesin sellele jah, sellele retriidile. Ja siis hakkasin igasuguseid, kui mul tulid mingid hirmud üles, hakkasin need lihtsalt läbi hingama, lahustama. Ja noh, vaata, kui ma elan fookuses ühte suunda, et mul ei ole seda raha, siis ma ju tegelikult elan puudusteadvuses. Ja siis ma muutsin suunda, panin fookuse sinna, et ma elan küllusteadvuses ja noh, olgem ausad, mul oli see raha olemas, ma lihtsalt lugesin selle kokku. Ja mida ma veel tegin, oli see, et ma juba oma teadvuses siis kogesin ära selle, et ma juba olin seal retriidil ära käinud. Nii et mul tekkis vahepeal selline error, et oota, aga ma olen seal, et noh, ma juba olin seal, on ju, et miks see ei ole veel füüsiliselt tulnud siia.
aga siis ma jälle hingasin ennast kohale ja siis ma sain käidud seal. Praegu ma on pidin see, seal olema. kui seda salvestades on ju, mina salvestan seda praegu sinuga seda vestlust siin, olles füüsiliselt paigutatud nagu Albaaniasse ja mul oli see impulss, et me teeme järgmise sellise portaali, sellise retriidiruumi nagu tuli ülesse ja siis mu nagu mingi päriselt teeme või nagu mis asja nagu või kuhu või mida või nagu ja siis see hakkas ennast juhatama ja üks hetk mul oli jumala selge taju, et ahah, see tuleb Türgis ja see tuleb Antalya külje all, kus on villad ja suured villad ja ma olen täiega sellest, et ma tean, et mul peab nagu mingi asi ära ankurduma selles loomingus, et ma saan nagu kõik ülejäänud asjad selle ümber panna. Ja siis järgmisel hetkel ma saan aru, et Eestis on nagu nii palju reegleid juurde tulnud sellele praegu, et me tegelikult ei tohi neid välismaa retriite niisama teha ja sest, et seal on ikkagi inimestega reisimised seotud ja nii edasi. Ja siis mul on nagu mingi, oota, aga Dali ju mainis, et ta tegi ju endale uue ettevõtte ja et see uus ettevõte on ju retriitide korraldamise nagu ametlik ettevõte. Et ma uurin nende käest, kuidas seda siis saab teha. Ja siis tuli välja, et Dali koostööpartner on imeline Kersti, kes on meie endine plussikas ja kes on tegelikult ka käinud minuga koos retriidil siis Itaalias. Ja siis ma tegin lihtsalt Kerstile kõne ja nagu mingi 20 minutiga me olime jõudnud sellest, et ma uurin, kuidas neid asju ametlikuks saab teha. Selle peale, kus oli, et Kerstil oli, et jaa, aga te saate olla meie ametlik koostööpartner ja teil on kõik õigused ja meie katame selle reisikorralduse poole seal, et asjad oleksid ametlikud. Piu-pau-põmm ja mul on nagu mingi, oota, mida nagu ühe päevaga nagu Türgi villa ametlik retriidi korraldus nagu põmm-põmm-põmm, kõik oli käes. Ja siis mul on nagu mingi, et siis niimoodi käivad asjad. Ja siis ma istusin mingi äkki, ma ei tea, kui palju ma seda aega seal vahel oli, kas tuli nädalat või vähem. Ja ühel hommikul ma ärkan üles ja mul on ülitugev impulss. Sa pead villa bookima täna. Ja mul oli nagu mitme villaga nagu vestlus lahti ja iga villa puhul oli nagu see tunne, et nagu justkui lõi ja siis ei olnud ja nagu lõi ei olnud. Ja üks hommik oli mul jumala selge. Vaata seda, siin on kõige puhtam väli. See toetab kõige selgemini. Siin on kõige parem suhtlus, siin on kõige nagu see energia on õige siin ja kui sa nüüd ei võta, siis see läheb ära sul käest. Ja mul oli lihtsalt nagu mingi kirjutan Kristelile, okei, Kristel, ma teen täiesti loogilise liigutuse. Ma broneerin selle maja nüüd ära, ilma et me oleksime nagu kedagi saanud sinna. Ja Kristelil oli nagu mingi, kus see on su tunne? Ehk siis oli jälle see sama koht, et ma lihtsalt lugesin raha kokku ja siis võtsin talle selle 5 magamistoaga villa. Kogu riskiga, et võib-olla ma olen kuu aega nagu seal üksinda. Sellepärast, et Antalya piirkonnas nagu üldse kuu aega üksinda ja et seal villas siis ka üksinda, mis meil retriidi jaoks on. Ja siis järgne, et mul on täpselt see tunne, et nagu ma ei liiguta mingi 10 päeva ennast, seepärast, et mul on selline tunne, et aga retriit juhtus juba ära. Nagu kõik on juba toimunud. Tead, mis või? Su olek nagu muutus, su välimus muutus nagu hoopis teiseks praegu plaks peale neid seda energia shifti. Jumal äge. See on juba tehtud, see on juba tehtud. See on nii tehtud nagu. Ja selle kõige puhul on nagu see koht, et nagu üks hetk ma sain aru, et okei, see on kõik juhtunud juba, aga siis tuleb impulss, et Marlen, tegelikult sa peaksid selle ikkagi nagu nüüd välja ütlema, et sul on see villa ja tule nüüd ajaliinist tagasi siia, mis me füüsiliselt päriselt oleme, sest keegi seal väljas on selle endale tellinud. Ja ma ei tea veel, kes selle endale tellinud on, aga keegi on selle endale tellinud. Nii nagu sina tellisid endale pali pool aastat ette, nii et meie ei teadnud, et meie seda sinu jaoks tegema peame või meie oleme tagal. Aga nagu Karinil oli nagu mingi, mina lähen palile ja minu elu muutub ja siis meil oli nagu impulss, et me tahaks teha nagu palil retriiti, ja praegu mul on sama tunne, et ma saan aru, et see protsess on nagu tagurpidi. Keegi seal väljas on küsinud endale uut elu ja keegi seal väljas on otsustanud mingisugusest vanast sagedusest täiesti nagu ülimas kerguses lihtsalt lahkuda ja võtta vastu see nagu mingi transformatsiooniportaal, mis toob see nagu hoopis uude kohta sa nagu lihtsalt hakkad teise koha pealt eksisteerima, millest ei saa aru enne, kui sa seal kohal oled. Sest et nagu kuidas sa nagu see on nagu see müstiline asi selle reaalsusega siin, kuidas me nagu ülevalt alla nagu teadvustasandit näeme, aga ülesse me ei näe.
nagu vähemalt minu taju on, et me võime nagu aimata, okei, tal on nagu teine sagedus, mis tundub nagu avaram kui minu oma või kõrgem sagedus kui minu oma või nagu ühtsem sagedus reaalsustajuga nagu, et kõik on üks, aga nagu tegelikult ma näen nagu teadvustasandeid ikkagi nagu endast allapoole, neid ma loen selgult, onju. Ja teise puhul on see, et nagu mingi, ma ei ole veel seal, aga tal on mingi huvitav energia, mis mulle huvitav on. Mind tõmbab. Okei. Ja siis ma saan aru, et keegi on teinud enda sees mingi valiku transformatsiooniks ja mina ei tea, kes see on ja ma ei tea, kas neid on 1 või neid on 2 või on neid 8, sest meie maja mahutab kokku 10 ja mina ja Kristel oleme juba 2, mis tähendab seda, et nagu 4 tuba on vaba. Eks maksimaalselt saaksime me võtta nagu kaasa 8 inimest portaali. Ja siis nagu mul on nagu, aga võib-olla see ei ole üldse 8, võib-olla see on ainult 1 inimene. Võib-olla see 1 inimene lihtsalt otsustas, et tal on seda portaali vaja ja siis ta lihtsalt veedab nagu 10 päeva minu ja Kristeliga seal, onju. Aga nagu mul ei ole hinnangut, kas ta ilmub välja või ta ei ilmu välja. Ja mul ei ole hinnangut sellele, kas see maja saab ennast nüüd kinni makstud või mitte. See villa. Või see oli lihtsalt minu isiklik kulu, sellepärast, et ma lihtsalt pidin selle portaali looma. Ja sellist usaldust pole minul elu suhtes küll mitte kunagi varem olnud. Kusjuures ma võin selle kogemuse jagada, kui ma tegin Eestis aprillikuus tegin retriiti ja sinna tuli 1 inimene, aga ma teadsin, et ma ise lõingi selle ühele inimesele ja samas see 1 inimene ise oli selle tellinud ja mul oli samamoodi, et vahet ei ole. Ja see oli nii äge kogemus. See inimene sai siukse transformatsiooni, nii et see lihtsalt, kui sa usaldad seda, mis tuleb. Ja kui ma mõtlen selle eelmise minu peale, ma oleksin nii stressis praegu. Ma oleks nii stressis, ma annaks endale pähe, et ma selle villa ära olen bookinud. Ma mõtleks selle raha peale, mis kulud mul peal on. Siis ma nagu annaks endale pähe, et miks ma seda kõike varem looma ei hakanud. Siis ma mul oleks nagu mingi 1000 nagu inimtasandi sageduse nagu draamat sellega seotud. Ja praegu mul on lihtsalt mingi, oh my god, ma ei saa, mis iganes siin toimub. See on nii magus ja see on nii maitsev ja võib-olla see pole üldse see, mida ma arvan, et see on, sest võib-olla keegi ei tulegi füüsiliselt kohale, võib-olla siit tuleb hoopis midagi muud, aga mis on kindel, on see, et midagi loob. Ja mul on selles loomises nii põnev sees olla, sellepärast, et esimest korda elus ma saan maitsta, mida see tähendab, kui ma ei loo inimesena, vaid loob teadvus ja mina inimesena saan lihtsalt sellest loomingust järjest nagu teadlikuks. Et nüüd on nii või? Nüüd on nii või? Nüüd on nii. Mul on kogu aeg põnev. Aga rääkides sellest transformatsiooni kohast, lähme korra tagasi selle naise juurde, kes sa olid, sa mainisid. Pikk suhe läinud, sealt välja kolinud, polnud elupinda, töökoht läinud, tervis. Mis su tervisega toimus? Ma mäletan, et sul olid tervisega mingid väga intensiivsed olukorrad. No mul oli mega nagu toidutalumatusi, et ma ei saanud põhimõtteliselt mitte midagi süüa. Et mul olid ainult mingid hästi kindlad sellised fikseeritud asjad, mida ma sain süüa. Ja seda me rääkisime sul ka, on ju? Jaa. Mul täiega tuleb üles, ma mäletan, nagu mul viskab kuidagi nagu kohe failina nagu see, et elu surus su nagu põlvili, et sa hakkaks kuulma, mida sa tegelikult oled tulnud tegema. No jah, ma lihtsalt olin ennast nii väikseks ära teinud, et ma elasin teist elu, mitte enda elu. Ja seetõttu ma lihtsalt ei seedinud seda olukorda enam mitte grammi võrragi. Aga see seedimise teema, see ei saanud selle palireisiga kahjuks korda. Ja mul ei ole üldse mitte mingit hinnangut sellele, et kõik oleks pidanud mingi paliga, kõik juhtus palil. Nagu ei, me saame transformatsiooni alati täpselt nii palju, et nagu see uks keeratakse lahti ja me sagedus vahetub välja nii palju, et me nagu, okei, nüüd me oleme uue trajektoori peal ja siis tulevad ju järgmised sündmused ja järgmised õpetajad ja järgmised allikad ja järgmised viited ja järgmised nagu avardumised, et nagu jumala eest nagu minu nagu, mul pole üldse sellega mingit nagu teemat, et kõik pidi palil korda saama. Jaa, loomulikult. Ma lihtsalt tahtsin jätkata seda, et tegelikult see sai korda küll paliga, aga 5 aastat hiljem. Nii et eelmise aasta kevadel ma käisin palil uuesti, sest ma tundsin kutset. Ma tundsin ammu, et see Indoneesia koputab mulle.
ja seal siis mind juhatati ühte restorani, kus mul tuli juhatus, et sa pead minema ühte poodi, mille ees on 2 suurt palmi ja sa pead ostma kõike, mida sa tahad. Noh, minul oli see, et oota, ma ei taha mingisse supermarket või sellesse kaubanduskeskusesse pallil minna. Panin selle kõrvale 2 hommikut hiljem sõitsime ratastega mööda Sanuri rannapromenaadi, et hommikusöögi kohta otsida. Ühe restorani ees tundsin, et siin. Mõtlesin, okei, siin. Istun siis maha ja vaatan jälle menüüs mitte midagi ei olnud saiavaba, on ju. Vaatan, tellida ei saa. Ja siis mõtlesin, okei, ma tajude pealt lihtsalt mingi toidu tellin ja siis vaatan, kõrvalreas on cappuccino, mul suu hakkab vett jooksma. Ei, ma ei tohi kohvi juua ju. Ja siis tellisin ananassimahla ei jõudnudki mulle kohale. Aga siis, kui ma olin tellimuse ära andnud, panin menüü kinni ja vaatasin enda ette ja nägin 2 palmi, siis käis kehas plõks. Ja ma hakkasin nutma ja pisar hakkas kohe voolama. Külmavärinad jookseb. Ja siis tuli see, et sa võid süüa kõike. Ja siis ma tellisin endale selle cappuccino ja see oli elu parim kohvi, mis ma joonud olen. Ja sellest saadik ma põhimõtteliselt ma söön kõike, mida ma tahan. Aga kõige parem. Mul on sellised külmavärinad praegu, ma saan aru, et nagu ekraani peal ei ole õnneks kannanahka näha, aga nagu lihtsalt see nagu mu keha reaktsioonid sellele nagu sageduse vahetusele nagu Jaa, et tegelikult kui nagu kuulata seda, mis sulle tuleb, siis noh, jumal, sina annab enda inimesele kõik asjad kogu aeg. Võta vastu, on ju. Aga siis, kui sa kuulad oma meelt, meel ütleb ei, on ju, siis ei saagi midagi toimuda. Täiega. Nii et pali on, jaa. Räägi. Ei, ma tahtsin öelda, et see pali on sellest esimesest korrast jäänud mulle väga südamesse, et ma tunnen, et juba tõmbab uuesti. Absoluutselt ja nagu pali on minu ka väga sügaval hinges, aga ma täiega nagu saan nagu aru, et kuidas ma ütlen, nende ruumide puhul tuleb väga tugevalt usaldada, kuhu ja miks parasjagu meid paigutatakse. Sellepärast, et igal kohal on oma eriline energia ja minnes nagu midagi taga ajama nagu, sest kõik käivad, siis sa võid sattuda olukorda, et sa oled nagu see ainus imelik, kes ei saa aru, mida need kõik teised seal naudivad, kui sa lähed oma nagu juhatuse vastu. Ja siis täpselt. Ja mingi koht, mis võib kõigile teistele tunduda, et siin küll midagi nagu ei toimu, sest et see on mingi turistikas või see on mingi jumala suvaline nagu koht, see võib olla siuke portaal, kus sa lihtsalt seisad keset seda inimmassi ja sa niimoodi transformeerud. Et nagu mina, kes ma reisin nagu elustiilina ikka väga-väga palju, ma olen järjest rohkem seda nagu tagasi hakanud võtma, siis mul on nagu mingi, no andke andeks, aga nagu mul ei ole enam absoluutselt vaja, et keskkond oleks spirituaalne või teadlik selleks, et seal oleks minu jaoks transformatsiooniportaal. Et ma olen võimeline nagu enda transformatsiooniportaalidega seisma nagu keset, ma ei tea, reivi ruumi, kus on nagu alkoholi vibe, ma ei tea, rahvas on kõik nagu no nii, kes mida kolistab, mis sagedustes. Ma seisan lihtsalt keset seda ruumi üksinda nagu ja niimoodi paganama nagu kõige kõrgemas sageduses üldse. Et nagu noh, ühesõnaga see sisemine juhatus, et tunda, kas see tõmme selle konkreetse kas siis koha suhtes, selle sündmuse suhtes, selle valiku suhtes, kas see on sinu kehaga kooskõlas. Et see on minu meelest see kõige nagu suurem nagu otsustaja. Jaa, see on see tõmme ja see jah ütlemine tõesti. Aga mina olen samamoodi, ma olen lasknud lahti nendest vaimsetest keskkondadest, et ma olen otsustanud, et ma võtan neid koode vastu igalt poolt, mis mulle tahavad tulla. Absoluutselt igalt poolt. Ja see on nii äge. Lihtsalt maailm muutub. Ma tulin eelmine aasta ära, ma olen 2 aastat käinud Burning Manil ja kes ei tea, siis Burning Man on nagu üks väga võimas kogemus, mida tehakse kord aastas siis USA-s kõrbes. Neid on väiksemaid versioone üle maailma veel, aga nagu see originaal toimetab siis, mis see on siis, Nevada kõrbes. Kui ma nüüd panin võib-olla puusse, aga minu meelest oli Reno, Nevada, jah. Renost oleme seal kõrbes mingi paari tunni kaugusel. Kui ma viimane kord sealt välja tulin, ma olin 2 korda seal, siis eelmine aasta mina ei sulgenud Burning Mani üldse. Ma ei tulnud Burning Manilt ära ja ma ei sulgenud portaali, vaid mis ma tegin, ma sain, oh my god, sellest võib täiesti eraldi rääkida, aga ma sain viimasel õhtul väga tugeva juhatuse, et mul on vaja võtta kogu see sagedus, mis Burning Manil on võimalik ja kättesaadav ja ma lõin portaali koos nagu mulle näidati, kellega ma pean seda koos tegema. Ja see oli nii naljakas sellepärast, et
ma tegin seda koos ühe naisterahva ja ühe mehega, me seisime kolmekesi ja lõime selle portaali. See meesterahvas jooksis meile 70 000 inimese sees otsa tunni aja jooksul 5 korda. Nii et ta lõpuks tuli seis meie ette, küsis lihtsalt nagu, mis siin toimub ja mida me tegema peame. Ja siis me lihtsalt naersime, mõtlesime, et okei, mul on tegelikult teada, mis ma tegema pean ja mis me tegema peame, kas sa tuled. Ja ta seisis meiega koos ja ta oli nagu ideaalne ankur sellele energiale. Ja mis ma tegin, oli see, et juhatus tegi läbi minu, et me kanaldasime selle kõrgema teadvustasandi lihtsalt sealt atmosfääri, nii et see sadas nagu lihtsalt üle planeedi igal pool alla. Ja mul oli lihtsalt nagu külmavärine, mul oli niimoodi, et oh my god, ma ei pea mitte kunagi enam tulema Burning Manile, et saada sellele sagedusele ligi, sest et terve planeet ja terve elu on minu jaoks nüüd seesama sagedus, et kõik lihtsalt voolab ühte ja igast järgmisest asjast on mingi järgmine vihje ja nagu, et see ei ole enam minu mõistus, mis seda mängu juhib, vaid see on nagu minu puhas olemus ja kõrgem nagu juhatus, millele ma olen tänaseks pühendunud, alistunud ja millega ma olen kontaktis. Ja siis selle võrra nagu ma saan aru, et ma olen aasta otsa elanud Burning Mani nagu väljapool ja väga suuresti iseendale ja salaja. Ehk siis nagu see ei ole see koht, et ma oleksin Facebookis sellest postitanud, Instagramis sellest midagi rääkinud, ma nagu mingi, ma ei tea, videosid teinud. See on kõik olnud lihtsalt minule endale. Ja nagu praegu nagu ma saan aru, et me kõik oleme oma enesearengu teel nagu väga erinevates etappides, et mõned on olnud seal pikalt ja tulevad sealt juba teistpidi välja ja teevad nagu kogu maailmast endale selle enesearengu portaali, nagu sina kirjeldad. Aga samas nagu ma olen nii tänulik, et selline nagu kogukond on olemas, see spirituaalne maailm, mis näitab nagu, kui ma ei oleks saanud nagu ühendusse nendega, ma oleksin väga teise raja peal oma eluga, kui mind ei oleks juhatanud nagu nemad nagu sügavamalt nägema, tunnetama, tajuma, sest et kui me selles ühiskonnakihis oleme, kus me ei ole nende avardunud tajudega veel nagu kokkupuutesse jõudnud iseenda sees, siis üksinda proovida sellest maatriksi kihist, kus sa oled nagu sotsiaalset keskkonna poolt nagu väga madalasse sagedusse programmeeritud, välja pääseda on nagu ikkagi nagu väga huvitav väljakutse. Mitte, et seda ei saaks, aga lihtsalt nagu need on need nagu, et ütleme nii, keegi on olnud mulle see teejuht ja avanud selle portaali ja siis selle peale saab minu kaudu keegi järgmisest portaalist läbi minna. Ja siis nüüd nagu praegu näha on, sina said läbi minu ja Kristeli portaali edasi minna, mis pole minu isiklik portaal, vaid lihtsalt sinu enda tee. Ja nüüd saavad teised juba minna läbi sinu portaali endasse ja siis järgmisena juhatavad nemad nagu järgmiseid. Et see on nagu nii nagu iseendast välja kasvav selline lõputu teadlikkus. Ja selle võrra ma täiega tahaks minna selle koha juurde tagasi, et mis tööd sa tegid enne, kui sa tulid sinna, kes sa olid, mis oli see töö, mida sa kaotasid ja mida sa praegu teed ja mis sa tegid viimase 6 aastat? Kusjuures tööd ma tol hetkel ikkagi ära ei kaotanud, sest mul oli nii äge boss, et ta lihtsalt ei tahtnud mind ära lasta. Et organiseeris siis mulle võimalused, et ma sain seal edasi töötada, aga ma ei töötanud seal ikkagi päris, mitte väga kaua enam. Sest et ma sain aru, et see ei ole enam mulle. Aga ma töötasin ühes telekommunikatsiooni ettevõttes ja ma tegin tollel hetkel kontoritööd, aga kõik oli selline hästi tehnikaga seotud ja tehnikutega ja tehniline ja sihuke tööarvutiga, et kunagi minu unistuste töö, aga tollel hetkel enam ei olnud. Et ja siis ma tulin sealt ära ja siis ma võtsin korraks aega endale, see on nagu hästi üldistavalt kirjeldatud, et see teekond ei olnud kerge tegelikult sealt hakata tegema nüüd neid asju, mida ma täna teen, sest et mul olid ka omad hirmud, sellepärast, et kui sa ütled, et sa oled ju see ja see ja see, on ju, sul on vaja hakata inimestega tegelema, siis on see, et oot, aga ma ei oska. Aga ma tegelikult enne seda olin juba õppinud metameditsiini terapeudiks. Mul samamoodi, mul lihtsalt oli hirm töötada sellel alal, sest mulle tundus, et äkki ma lõhun inimesed ära hoopis. Ja siis ma ühesõnaga hakkasin järjest proovima ja sain julgust ja sain aru, et alguses tegid neid tasuta asju ja see nagu järjest rohkem andis seda kindlust juurde, et okei, ma näen ja oskan, et inimene kinnitab, et näe, ma nägin ka õiget asja, on ju, sest alguses on ju kinnitust vaja, on ju, sest et sa näed küll, aga sa ei tea, kas see on tõsi, on ju, kahtled, meel kahtleb. Ja
Ja siis ma hakkasin tegema sündmusi ja tegema neid eravastuvõtte, mis tänaseks on viinud sinna, et ma ei tee praegu enam üldsegi sündmusi. Kuigi mu käest küsitakse, mul kliendid on küsinud, kes on tänaval kokku, noh, kellega ma olen kokku sattunud, et kuule, et kas sa ei teegi enam midagi, või et ma olen ikka jälginud ja tahaks tulla, aga noh. Ja teine asi siis, ma lõpetasin nüüd eravastuvõtud ära ka oktoobrist, et sellest kuust ma enam ei tee ühtegi. Ja lihtsalt sellepärast, et mul tuli juba aasta tagasi see teadmine, et ma pean astuma rohkemate inimeste ette. Et mitte ainult ühekaupa inimesi vastu võtma, vaid siis astuma nii-öelda suurematele lavadele. Ja see ei tähenda sõna otseses mõttes lavale astumist, aga võib-olla tähendab ka, ma ei tea seda veel. Aga see on viinud selleni, kus siis ma hakkan tegema nüüd meistriklasse ja teen nagu tasulise kliendiprogrammi siis nagu või siis Facebooki grupi, pluss siis minu kodulehe kaudu siis saab videodele või meistriklassidele ligi, aga siis grupis on siis nii-öelda see minu üks-ühele toetus siis olemas. Et liigun selles suunas. Ja ma ei tea, mis edasi saab, selles mõttes, et mul on samamoodi, et kui mulle öeldakse, et tee seda, siis ma lihtsalt teen seda. Ja kes ütleb mulle, noh, mina ise ütlen teadusena endale, ja järgmiseks tasemeks valmis, aga sa oled jõudnud nagu nii suure transformatsiooni teha läbi 6 aastaga, et sa oled juba jõudnud nagu nii-öelda ühtepidi kõigepealt üldse välja murda sellest, kus sa tegelesid veel täiesti nagu 3D teadvuse tasandi tööga, siis hinge või kõrgema teadvuse tasandile üle kolida, kuulates juhatust, et okei, ma tegelikult pean tegelema hoopis inimestega ja ma olen tulnud siia hoopis kellegi teisena tegelikult toimima ja siis selle sees omakorda transformeeruda nagu uuesti ja uuesti, et mis mu õige formaat praegu on, mis ma nüüd teen järgmiseks ja mis ma nüüd teen ja siis sellest omakorda juba välja kasvada, et mis ma nüüd teen. Et olles ise sellel teel pikalt käinud, siis ma väga näen neid nagu portaale endal ka, kuidas mingi hetk on lihtsalt, et okei, see formaat enam ei kanna, ma pean tegema mingi kannapöörde. Ja minu enda viimane kannapööre, kui ma Plussi kogukonna sulgesin, see oli ikka nagu sihuke nagu transformatsiooniportaal, et ma arvan, et ma arvasin, et Plussi loomine oli nagu võimas, aga nagu tegelikult Plussi sulgemine oli nagu mingi, ma ei tea, 1000 korda võimsam portaal kui Plussi loomine. Seepärast, et loomisportaali on hästi kerge vastu võtta, kui sa nagu oled joondunud ja mitte, et see oleks alati kerge, sest sa ületad ennast sellel hetkel 24/7 kogu aeg ja kasvad ja oled mugavustsoonist väljas. Aga sul on excitement ja põnevus nagu sellepärast, et sa lood midagi uut. Versus nagu, kui sulle öeldakse, selle aeg on läbi ja sa enam ei resoneeru sellega, kes sa oled seni olnud. Ja sa ei näe, mis saab tulema järgmiseks. Ja ainus viis on öelda, appi, ma ei saa enam seda teha. Ma pean selle ära lõpetama, teadmata, kas sinna tuleb see järgmine samm või ei tule. Ja mõnikord me näeme oma järgmiseid samme, aga mina läbi tehes seda viimast portaali, ma ei näinud aastaid. Ma ei näinud aastaid, et mis edasi. Kas üldse, nagu, kas ma üldse planeedil alles jään? Et selles mõttes nagu ma tahaks su käest küsida praegu, kui sa ütled, et sa töötad inimestega. Mis see sinu jaoks tähendab? Mismoodi, mis on see sinu miski? Ja omakorda, kas see on nagu ka mingid punktid, kus sa saad öelda, et kuidas see alguse sai ja kuhu see praeguseks jõudnud on? Kas seal on mingi transformatsiooni punkt, 6 aastat on tegelikult nagu väga pikk nagu aeg olnud ju nagu seda kõike tundma õppida. No see, mis ma praegu teen, selle transformatsiooni punkt oligi jaanuaris, kus ma aasta lõpuga, ma olin ju hullult hea enda tervendamises ka, ma kaevasin ja ma sain kogu aeg neid traumasid kätte ja nii-öelda tervendasin ennast ja inimeste puhul samamoodi. Aga ühel hetkel ma nägin, et see minu enda tervendamine viis selleni, et ma ei tulnud sealt nagu välja enam, sest et mõtlesin, kui ma selle trauma ära nüüd lahustan, siis ma elan. Üks päev ma elasin ja siis tuli plaks uus asi ja tuli plaks uus asi ja neid tuli järjest nii palju, et ma lihtsalt tundsin, et mul ei ole enam õhku. Ja siis ma panin kõik kõrvale ja siis nagu ikka, otsus avab mingisuguse muu kanali ja see avas ühed teised teadmised ja selle avardumise ja
ma ei saa öelda, et kas see on nagu kasv või ma tahaks öelda avardumine, laienemine, et sa lihtsalt, et kui sa varem oled nagu hästi kokku tõmbunud ja siis sa järjest rohkem lõdvestud ja lähed järjest laiemaks sellesse, et sa õpid tundma, kes sa päriselt oled, on ju, ja mitte inimesena, vaid see, et sa oled see teadvus inimese kogemuses siin, on ju. Ja ma saan aru, et mingid asjad hakkasid seal niimoodi klikkima, eriti see lause, kus ma ostsin ühe kursuse, kus seal oli, et see on ka üks issand, kas see oli, ühesõnaga, see oli mingisugune müüt, et sa pead ennast tervendama, et sa pead enda inimest tervendama, on ju, et inimesega on tegelikult kõik jumala hästi. ja see nagu oli selline klikk mul ära, et okei, siin on midagi veel põnevat ja siis ma otsustasin ära ja hakkasin ennast puhastama nendest programmidest, siis ehk siis teisisõnu ma hakkasin maatriksist ennast lahti ühendama. Ja mis siis juhtus, oli see, et 3 kuud pärast seda ma kogesin ärkamist, kus mul kehas käis plõks ära ja ma sain aru, et mis siin nüüd mu ümber toimub, ma hakkasin ringi vaatama niimoodi. Ja see ärkamine kuidagi oli ühe kliendi küsimuse peale, et mida me inimestena oleme siia tulnud maale tegema või siia planeedile või midagi sarnast. Ja siis ma hakkasin talle vastama, siis käiski plõks ja siis ma sain aru, et ma ei saa talle öelda, et me oleme inimesed siin. Ei ole. Ja siis ma lihtsalt hõljusin ringi. Hõljusin ringi, sain aru, et see olen ka mina, selle olen ka mina loonud, jah. Ja see oli nagu nii äge kogemus. Mõni võib vaadata, et täiesti selline aga tegelikult ma esimest korda läbi aastate tundsin ennast ülikergelt. Ma olin nii rõõmus lihtsalt ma olin. Ja kõik suhtlemine oli tore ja ma hakkasin nägema mingisuguseid asju, kuidas see, mis siin toimub, see on puhas mäng, et oligi nagu, et ma ülevalt vaatan alla, et mingid situatsioonid, need on nagu nupukesed on sinna nagu lauale pantud, mängulauale pantud sinna asendisse, et see on see mäng ja see on too mäng ja igasuguseid. Ma nagu nii resoneeran sinuga, ma nagu mingi jaa. Ja igasuguseid erinevaid mingisuguseid glitche hakkasin nägema, ma ei oska neile sõnu panna, sest ma hakkasin mingisugused pildid hakkasid korduma ja siis vahepeal nagu toimus nagu sihuke nagu telekas, vaata, kui pilt ei võta hästi sagedust välja, läheb nihkesse ja siuksed. Ja no kuna ma teadsin, mis minuga toimub, siis ma ei kartnud seda ja see ongi nüüd nii olnud, et. Ja see ongi täpselt see koht, et see ongi see teadvust avardav kogemus. Aga nagu see teadvust avardav kogemus, see saab tulla, kui me oleme mingi töö endaga sisemiselt ära teinud, kuigi ma ei taha üldse sõna töö siin kasutada, aga nagu kui ma mõtlen enda peale, siis ma sain selle kolaka 2006 vastu pead, kus ma kõnnin väljas ja ma olen kõigega üks. Aga nagu see ei tähendanud veel seda, et ma oleksin suutnud sinna pidama jääda. Et nagu tolles hetkes ma nägin, kogesin, tajusin ja sellest ankurdus mu kehasse see uus sagedus mingi, oh my god, siin on midagi, kõik käib hoopis teistmoodi, kui ma olen seni aru saanud. Ja siis ma kukkusin alla ja töötasin ennast nagu kihi haaval nagu ülesse, mille võrra nagu mingil hetkel oli see inimese tervendamine nii vajalik osa, aga nagu jällegi järgmine lõks. Et nagu ja siis nagu kogu aeg need nagu mingid lähenemisnurgad, nagu kuidas me justkui nagu üritame nagu sellest maatriksi mängust ise tõesse tagasi pääseda. Ma lihtsalt fucking tänaseks nii kaifinud seda, kui keeruliseks me selle maatriksi teinud oleme. Et kui nagu saad oma nagu unerütmi paika ja keha korda, siis nagu ma ei tea, mingi teine asi esitab sulle väljakutse ja siis saad lastega kõik jumala hästi ja siis mingi teine asi esitab sulle väljakutse ja siis saad oma keha ja lastega hästi ja siis saad tööga ka hästi, aga siis esitab mingi kolmas asi sulle väljakutse ja siis nagu mingi oh my god, oota nagu ja siis kuidas sa nagu kaod nendesse väljakutsetesse inimeseks jälle tagasi ära nagu ja see sööb su nagu jämm ära ja siis järgmine, et sa saad aru, et kurat, aga ma ise tegin endale selle mängu ja ma ise tegin selle mängu nii keeruliseks ja siis okei, see oma maailm ja enda maailm, aga siis veel suhted otsa. Ja siis paneme sinna veel raha, kus mida, no mängi palju tahad, no nagu mingi lõputu väli nagu ära kaduda, tõesse ärgata. No ja kui paneme veel poliitika ja paneme veel mingi kliima ja paneme mingi, no väidetavalt kõike, mis me seal väljas näeme. No ütleme siis niimoodi, epic mäng nagu selle kõige sees nagu leida see tõde jälle ülesse ja siis jälle olla nagu selles kohas, et oota, kuidas sul sellega nüüd on, kas sa praegu ka püsid oma tões või? Nagu kisub tagasi ja siis jälle
jälle nagu selles nagu kanalis olla, et tegelikult on kõik hästi. Ja ma nagu nii näen praegu seda mänguilu, kus mul varem oli hinnangud, et ma tahan elu oleks ainult selline, selline, selline ja selline. Ja mul on praegu nagu mingi, ahah, okei. Mul on nüüd selline Airbnb, kus on ainult üks aken ja siis kõik ülejäänud on lihtsalt mingis, ma ei tea, konku nagu, sest ma olen keset kesklinna. Ja ma olen see, kes vajab kogu aeg valgust. Aga siis on nii. Ma siis elan konkus praegu, sest et mulle lihtsalt sattus see, et ma bookisin Airbnb ja siis nad ütlesid, aga meil on see korter kinni, me anname teile teise asenduseks. No ja siis nad asendasid mulle selle korteri, kus ma olen siis konkus. No. Ju mul on siis vaja seda konkut praegu kogeda ja siis ma kogen seda nagu ilma akendeta ruumi mingi täie rõõmuga lihtsalt. Ma tulen koju ja siis ma saan aru, et issand, kui imelik, mul ei ole siin aknaid. Ja siis nagu lähen magamistuppa, vaatan sellest ühest aknast väljast, lähen jälle tagasi sinna elutuppa, kus ma üldse olla ei saa, sest seal ei ole aknaid. Ja siis see vana mina, nagu eelmine, oleks nagu seadnud selle tingimuseks, et nagu nüüd ma võin ennast tunda nagu kuidagi paigast ära või nagu see lükkab sageduse ära või ma ei ole enam nii joonduses, sellepärast et nagu väline esitab mulle väljakutse, mis mulle ei meeldi. Ma tahaks, et mu tingimused on täidetud. Ja siis mul on praegu nagu mingi, näe, mis on praegu nii? Okei. Sa unustasid, et seina peal on vaja boileri nupp sisse panna, et sooja vett saada. Sa vihkad külma vett. No jah, täna hommikul on siis nii. Lähme siis külma veega duši alla. Nagu lihtsalt nagu, okei. Siin kohvikus ei ole taimseid piimasid. No siis ma siis joon täna nagu tavalise piimaga. Okei. Okei. Aga toit on nagu, siukse toidu sain või? Te tõite mulle nagu mingi friikartulid, mis on nagu ära kuivanud nagu ting-ting vastu lauda või? Ma vist ei söö siis täna. nagu mul nagu mingi see nagu tolerants lasta maailmal minu ümber olla, nagu ta on, inimestel olla, nagu nad on. Ja iseendal olla nii, nagu mu inimene parasjagu siis ennast mis iganes pidi kogeb, on nagu nii palju laiem. Et enne olid nagu väga suured nagu piirangud ja tingimused ja tohutu võitlus kogu aeg oma vajaduste katmisega ja enesemajandamisega. Praegu ei ole enam vahet, et kõik on kogemiseks ja mitte lihtsalt, et ilusad asjad, tahan ainult ilusaid ja võitlen kogu aeg, et neid koledaid ei oleks, vaid nagu mingi, nüüd on nii. Nüüd on nii. Nüüd on nii. Ja see kuidagi see, et kõik on nagu lainetus, et ei ole kogu aeg ühtlaselt hai olekut, siis see nagu toob nii palju rahu sisse, aga ja minu maailm on ka nii palju muutunud. Aga ja, kui mina hakkasin endal nagu seda maailma avastama, siis mul nagu tekkis selline veidike amneesia selle suhtes, mida ma kõik õppin olin eelmise, ma ei tea, 15-14 aasta jooksul. Ma justkui tean seda, aga justkui ei tea ka. Aju kustus ära? Aju kustus ära? Mul küll kustus aju ära. Oh my god, mul kustus aju niimoodi ära, et nagu ma reaalselt arvasin, et ma ei saa oma ajusid mitte kunagi enam tagasi. Ja siis nagu tänaseks ma olen selle koha peal, kus ma saan aru, et okei, mu mõtlemisvõime on nagu taastunud mingi maani, aga ma kasutan seda nagu nii vähe võrreldes selle millegi muuga, mis mind juhib. Ja see miski muu on ka väga tark. Ja nagu toimib kuidagi palju paremini kui minu aju taimis. Ja nagu ta on kuidagi palju avarama pilguga ja kuidagi palju... Ja, uskumatu on jah. Uskumatu, jah. Jah, nagu lihtsalt nagu nii, et nagu tuli vaata kogu selle vestluse alguses see üks lause enne, kui me tulime kõnesse, et nagu, et mõistus on ülehinnatud või aju on ülehinnatud. Me jõuame nüüd nagu tiiruga siis oma vestluse lõpuks sama koha peale tagasi. Ja. No mina olen täheldanud nii endal, enda klientidel kui lähedastel, et need, kes üritavad läbi mõistus ikkagi enda elu korraldada, siis nad ühel hetkel jõuavad ummikusse. Ja selle asemel, et kasutada taju ja seda sisemist juhatust, siis see juhib läbi. Et ei ole seina, muidu on nagu sein ees. Appi kui ägedad sõnad, nagu lihtsalt nii äge, nagu aitäh. Mulle naine, mul on täiega impulss, et me oleme tegelikult vist nagu ära teinud, mida iganes me tulime siia koos praegu nagu kogema ja looma. Ja mul on sulle siia üks lõpuküsimus. Ja.
Kui seal väljas on nüüd keegi, kes tunneb seda tõmmet, aga kahtleb, et kas valida seda, ma ei tea, transformatsiooniportaali, mida see Marlen ja Kristel siin parasjagu loomas on, kas siis selles ajahetkes, kus me salvestame, me oleme loomas siis Türgit novembris 2025, aga võib-olla see video on hiljem ka kuskil kättesaadav, sest me loome midagi järgmist. Kui see portaal on avanenud ja võimalus on seal, aga see keegi kahtleb endas, et kas see on talle ja kas ta peaks seda valima ja kust rahad tulevad ja mida iganes muud, siis mis sina sellele nagu, kuidas sina seda kogemist praegu nagu, mis sa ütleksid sellisele inimesele, et kuidas ta teab, sest et nagu, kuidas sa tead, et see on õige ja kuidas sa tead, et sa oled sellest toetatud ja nagu, kui see ei ole õige, siis nagu ei tohi neid sisse rääkida, sest et siis nad keeravad endale käki kokku, onju. Ja ma vastan sulle, mul juba tuli see endal see portaal, aga see ongi see, et tegelikult sa tunned selle tõmbe ära ja sa ütled jah sellele, see on. Siis, kui sa hakkad kahtlema, siis on see meel, mis tuleb juba rääkima. Ehk siis mina tõstan selle meele niimoodi sinna, lastan nüüd olla seal ja tunnen seda tunnet. Ja see ongi see. Mis tunnet? Jah, tunnet, et see tõmme, ma pean seal olema, ma tahan seal olla, seal on nagu, ma ei oska seda tunnet nagu nii palju sõnadesse panna. Sa ei saa lasta domineerida nagu sellel päris tundel, mis tõmbab ja sellel meelel, mis ütleb appi, ma ei tea, kuidas, mis jääb maailma nagu füüsilise reaalsuse nagu planeerimisse ja ettemõtlemisse nagu kinni, jah, et sa ei saa neid korraga eetris hoida. Ja sellepärast see on lihtsalt nii, et kui sa tead, et jaa, see tõmbab mind, see on alati esimene ja siis mingi lugu, et aga mul ei ole raha, see on teine. Et see teine on alati juba mõistuse mingi jutt. Et seetõttu mina lähtuks ainult sellest tõmbest ja ma tean, mu enda kogemus on see, et kui ma ütlen millelegi jah ja ei kuula seda, mida meel räägib, siis see raha tuleb, kui sul ei ole raha. Aga kui sul on see tõmme ja sul on see raha, siis lihtsalt tuleb klikk teha ja kirjutada. Et see nii on. Ja, täiega. Ja minu meelest üks trikke veel on see koht, et meie meel kipub meile ütlema, et mitte praegu, et äge, et nad teevad ja nagu ägedad võimalused, aga nagu sina ka vaata jagad praegu need hetked, kui sa tegid päriselu sündmuseid, need olid kättesaadavad, need sündmused olid kättesaadavad nendele inimestele sellel hetkel, kes seda siis olid valmis valima ja need, kes sellel hetkel vaatasid neid sündmuseid pealt ja valmistusid lõputult, et ma lähen siis, kui ma olen nagu, ma ei tea, mida iganes, kuhugi teise kohta jõudnud, rohkem arenenud, rohkem valmis, kui ma ei karda nii palju, kui mul on nagu rohkem raha, kui mul on rohkem aega, kui lapsed ei ole nii väikesed, kui mul ei ole nii palju tööd, siis need jäidki ilma, sest et sina jõudsid selle peale juba sealt välja kasvada ja seda portaali pole enam, et sama on sinu eraseanssidega, on ju. Et kui need portaalid avanevad, siis see koht, kus me ütleme endale, et väga tore, aga ma valin seda järgmine kord, siis see on üks kõige suuremaid nagu lõkse, sest et siin reaalsuses järgmiseid kordasid tegelikult kunagi samasugusel kujul enam ei ole, sest selleks hetkeks on juba kõik ümber nagu organiseerunud nagu mingi uue koodi järgi ja nagu sa kunagi ei saa nagu elu ei saa elada tulevikus, vaid elu on ikkagi ainult siin ja praegu. Ja ma kasvõi seegi, et kui sina ise ju oled loonud endale selle, et sa oled küsinud seda ja see asi tuleb sulle. Miks sa siis sellele nüüd ei ütled? Ja miks sa ei usalda seda kohta sellel hetkel, et kui sa juba lõid ja sa tundsid selle ära, siis sa oled loonud ka tegelikult selle teekonna ja vahendid. Ja see on see, et sa lähed kohvikusse ja sa oled mõtlenud, et sa tahad süüa mingit väga head kooki. Sa lähed, istud kohvikusse ja sulle tuuakse laua peale see kook, et võta ja siis sa ütled, ei, ma tulen äkki homme või järgmine aasta. See on täpselt sama ju. See on nagu hästi lihtsustatud näide. Täiega. Et raha on ainult number, nii et ainult tuleb jälgida seda portaali. Mina näen, et see portaal on lahti, et kui mina ütleks jah, siis ma juba sõidaks seal teisel pool. Ja, täiega. No mina igastahes olen istunud siin nagu sellises kummalises nagu hetkes, kus ma mingi vahepeal pean enda sõnu nagu tagasi pidurdama ja ütlema, et ma ei tea, Karin, et kui sa tuled meiega Türki chillima, sellepärast et see portaal on sulle ka õige, siis nagu lihtsalt nagu ülihea, nagu sest, et ma juba mitu korda nagu kogen, et me justkui ei räägi nagu siin, kus me praegu oleme, et sina oled Eestis, mina olen, kus ma olen?
Albaanias. Oh my god, läks korraks hetk aega. Vaid, et ma nagu mitu korda nagu kogesin justkui nagu, et issand, et see on täpselt see sagedus, mis ma tean, et Türgis saab ka olema. Et justkui see kõige magusam, kõrgem, puhtam, nagu ühte sulavam nagu oh vau. Ja nagu ma üldse ei ütle selle peale, et tule nüüd sina ka. Aga ma lihtsalt ütlen, et nagu ma saan täiega aru, et nagu mingi osa minust istub sinuga nii, nagu ma istuksin sinuga praegu juba füüsiliselt seal, selles nagu samas ruumis. Ja nagu kui see peaks joonduma, siis tere tulemast, aga nagu samal ajal nagu täiega nagu usaldades nagu täielikult sinu teekonda, sinu impulsse, kus sina pead olema ja nii edasi, aga lihtsalt see nagu kokku sulamine praegu sageduste mõttes on lihtsalt nii jammi, nagu nii nauditav, et ma lihtsalt tahan täiega aitäh sulle öelda. Ja ma saan täiega nagu aru, et retriiti pole juhtunud veel, aga juba ainuüksi see vestlus siin oli seda väärt, et ma selle villa endale bookisin, sest kui ma poleks seda villa bookinud, siis ma poleks ka praegu sinuga siin rääkinud. Füüsiliselt ei ole juhtunud, aga tegelikult kõik on juba olnud, nii et. Teadvuses on juhtunud juba, ta on juba loodud. Ja avardub edasi, koosloomine jätkub praegu. Ja siis, mis ma omalt poolt tahan veel öelda juurde, on see, et kes te iganes nüüd seda, kelleni see nüüd jõudis, ma ei tea, kuidas iganes pidi see levima saab, kas see saab olema privaatselt saadetud sulle või sa leidsid selle kuskilt, siis vaata peale, kuidas sa sellise videoni jõudnud oled, mis paneb sind selle sagedusega üldse kokku nagu kõlama, mis sind kõnetab, ole endaga aus ja ära karda neid reaktsioone, kui sul tekib mingi vastureaktsioon selle peale seda tõmmet, sest et nagu Karin andis nii head nagu koodid praegu, et ei pea seda teist reaktsiooni kuulama. Ja siis vaadake, paneme siia alla kõik lingid, kus Karinit leiab. Ja mis ta parasjagu siis tegemas on, ükskõik mis ajahetkel see video sind puudutab, siis tõenäoliselt sinu, mis iganes järgmised tegemised on jälle sinu kodulehtedel üleval ja me viskame ka praegu adekvaatsed asjad, nagu mis praegu on nagu selles ajahetkes, kui me salvestame nagu käsil, me viskame nende lingid siia alla. Nii et minu poolt nagu super suur aitäh ja lahtise küsimusena, kui me välja täiesti ära puhastame, ja kõik on lihtsalt nii, nagu ta on. Kas sul tuleb läbi mõni sõnum? Kas see sõnum tuleb mulle? Kas see sõnum tuleb, ma ei tea, meile siin, sulle endale? Kas see tuleb neile, kes vaatavad, vaatama saavad? Kas sul tuleb midagi praegu, mis tuleb läbi? Sest et ma nagu täiega kaifin sinu nägemist. Tead, see sõnum tahaks, ma ei taha üldse sellele hinnangut anda, see on nagu hästi selline klišee, aga ma näen siin sees suurt sügavust ja tuleb lause, et armasta ennast. Ja? Ja kellele see on? Ja kellele see on? Ma ei kuulnud sind praegu hakkis. Kellele see on või? Ja. See on kõigile, kes tunnevad ära selle, kes saavad selle klikki, et sest et me oleme ju teadvusena, me olemegi puhas armastus, puhta armastuse kood. Me võngume seda, kui me ise lubame seda endal võnkuda. Ja see on see, mida mina olen selle viimase 10 kuu jooksul järjest rohkem endale lubanud, endas rohkem avastanud, sest et see annabki avardumise. See on nagu nii lihtne ja samal ajal nii keeruline korraga ja nagu see teeb sellest nagu nii magusa nagu kogemuse seda nagu mõista ja siis mõista veel rohkem ja siis mõista veel rohkem ja mõista veel rohkem. Sest ma võin sulle ausalt öelda, kus mina praegu armastuse sagedusega olen. See on nagu lihtsalt nagu nii huvitav, et me siia jõuame lõpus. Ma olen sageduses, kus ma ei mäleta, mis üldse armastus on. Ma ei saa sest mitte midagi enam aru. Et kui ma enne olin selles sageduses, kus ma nagu kogu mu elu pöörles armastuse ümber, siis mul praegu armastuse suhtes on lihtsalt nagu mingi, ma saan aru, et see sõna kirjutatakse armastus või et ma saan aru, et kirjutatakse love ja mul on nagu mingi, ma ei tea, mis see on, sest et see, kus ma olen, on nagu nii teine sellest, mida ma arvasin, et armastus on, aga see kogemus on nii palju sügavam ja hoidvam, kui armastuse sagedus kunagi oli, mille võrra mul tekib tunne, et armastus ja armastus, et
siin on nagu, mul jooksevad praegu külma-kuumalained nagu. Täpselt. See ongi see, et see ei ole see füüsiline armastus, mida inimesed on Jah. õppinud kogema. Jah, et siin on ka nagu see maatriksi nagu see trikk sees, et me arvame, et see on see sagedus, mida me kõik oleme, sest et nagu me oleme harjunud mingi teatud viisiga, mis armastus on, aga nagu kui sa jõuad sealt nagu edasi, siis sa avastad, et see, mis me arvasime, et on armastus, ei ole üldse armastus. See on klammerdumine. See on klammerdumine, see on sõltuvus, see on nagu kontroll, see on nagu valu sõltuvus, see on nagu, oh my god, enesepiinamine. Ja, see puhas armastuse tunne on selline kargus ja avaruse tunne siin rinnakus. See on midagi muud. Seega nagu ma olen ise selles kohas, kus ma saan aru, et ma praegu kogen oma teaduse avardumist nii, et see, mida ma pidasin armastuseks, see ei ole absoluutselt enam mulle nähtav ja see uus, ma ei oska seda isegi praegu veel armastuseks nimetada, sellepärast et ma ei saa aru, kui see on armastus, kus ma siis enne olin, aga kuna see protsess on minu jaoks praegu nagu väga värske, siis ma tegelikult nagu, ma lasen tal lihtsalt olla, et ega see defineerimine ei ole see, mida me vajame selleks, et see kogemus võiks nagu teha oma tööd. See oled tegelikult sina, see oled sina. Jah. Siin on nii äge. Jumal äge lõpp praegu sellele. Oh my god, kallis. Nii tore oli suga lobiseda. Tead, ma nagu istun siin ja ma saan täiega nagu aru, et me tegime eile Kristeliga Faceris laivi ja Faceris, Facebookis ja siis, kui me seda läksime tegema, siis see oli nii naljakas, sellepärast, et see on niisugune tunne, nagu sa lähed ise endaga rääkima. Et lihtsalt nagu räägid teise iseendaga, aga nagu lihtsalt, et siis see Kristel iseennast räägib nagu Marlen iseendaga nagu. Ja siis ma praegu istun siin nagu Karin Kaiga ja siis mul on nagu mingi, ma lihtsalt räägin nagu iseenda versiooniga Karin Kais nagu ja nagu lihtsalt nagu resoneerun nagu lihtsalt iseendaga nagu mingi, jah, ma näen sind, jah, ma kuulen sind, jah, ma saan sust aru, jah, sa kasutad teisi sõnu, kui ävardav ja nagu see on nii tore, kuidas me oleme nagu teadvusena nagu pudenenud nagu kõigisse nendesse erinevatesse inimkehastustesse ja nagu kõigeks muuks, mis siin ümber näha on, aga nagu see iseenesed nagu avastamine läbi iseenda peegli nagu lihtsalt on nagu nii äge. Et aitäh teisele minule, sa oled nii ilus. Ja nagu, kui keegi oleks meile nagu öelnud palil, et kerige aega edasi ja 6 aasta pärast saab Karin Kai olema selline, nagu ta tänaseks on ja Marlen Annabel on läbi teinud selle, mida tema on läbi teinud, siis ma arvan, et me mõlemad oleksime nagu öelnud, ei, mis asja. Et aitäh. Ja, aitäh sulle ka. Ja nii nagu mulle nagu osaks on saanud viimasel ajal, et mulle jätkuvalt meeldib see lause, mida ma kunagi kasutasin, et nii nagu ka sulle siis praegu, et uute kohtumisteni, mille iganes on õige hetk siin või sealpool ekraani. Okei. Tšau.